Sel suvel heidan mina enda rubriigis pilgu toidumaailma telgitagustesse ja vaatan, kust kohast see toit ikkagi meile poelettidele tuleb ning täna olen ma jõudnud piimatööstusesse. Eestlastele väga maitsevad piimatooted ning seetõttu on piimatööstuses alati käed-jalad tööd täis. Nii on ka Põlva piimatööstuses, mis on Eestis muideks enim omanikke vahetanud piimatööstus. Hiilgeaegadel oli Põlva tehas Eesti suurim piimapulbritootja ja siia ümbruskonda ehitati 160 mugavustega korterit oma töötajatele. Siin oli uhke 340-kohaline peosaal, kino, 80 kohaga söökla, vist oli 20-kohaline baar veel, ma ei oska kommenteerida, mida seal tehti ja millal seal midagi tehti, aga nii oli. Ja kõik olme võimalused olid siin olid kingsepp, oma ambarst, rätsep, massöör, nii et kõik asjad sai koha peal ära toimetatud. Elu on muutunud, ajad on teised. Nüüd on siia alles jäänud vaid piimatehas. Kõik olme on ümber tehase Põlva linna kolinud. Selles uhkes peosaalis peeti Eesti esimesed missivalimised ja see üritus osutus nii populaarseks, et see kestis lausa 2 päeva. Siit tehasest väljub iga päev 200 töötaja käte läbi 10 000 pakendeid erinevate toodetega. Piim jõuab siia tööstusesse Põlva külje all asuvast Põlva agrofarmist, kus on 1200 lüpsilehma. Ütleme niimoodi, et huvitavat läheb kogu aeg, et eks siis 25. aasta oli veel piima tootmisele nagu väga hea aasta, et piimahinnad olid kõrged ja kõigil oli nagu nalja täis ja ütlesime, et kurramus päris äge on, kõik planeerisid lautu ja et kõik mõtlesid suuri plaane. Ja siis 25. aasta lõpus, november-detsember läks e-piimal üliraskeks. E-piim põhimõtteliselt läks pankrotti, jäid igale poole siin rahasid kõvasti võlgu Eesti põllumeestele. Eks 26. aasta enam nii roosiline ei ole, et tänane piimahind on tegelikult selline, millega meie ei suuda enam plussi jääda. Piimatoodete hind on võrreldes eelmise aastaga 0,4% langenud. 5 aasta tagusega võrreldes on hinnatõus olnud aga 45,9%. Toorpiima hind tegi mullu rekordeid, nüüdseks on hind jälle madalam. Kui me vaatame suurt pilti, siis tegelikult toorpiima hind on seal 40 sendi kandis ilma käibemaksuta, mis pikka ajalugu vaadates on ikkagi väga mõistlik hind. Ja hea meelt teeb see, et tegelikult tarbimine vaatamata sellele, et inimestel on ostujõud kohati langenud, on tarbimine ikkagi väga stabiilne Eestis. Tartu külje all asuvas Valio piimatööstuses valmistatakse iga päev kuni 300 tonni piimatooteid. Iga päev toob 12 autot värsket piima, selle koguse on tootnud 10 000 lehma. 260 inimest töötab siin tehases selle nimel, et meile jõuaks poelitile piimatooted. Ülikriitiline, et ütleme, et nii nagu elekter, nii ka piimatööstus, et seda peab tootma kogu aeg, et meie ahela üks osa on lehm ehk loom ja lehma peab lühtma siis igapäevaselt ja see piim tuleb igapäevaselt seal laudast ära tuua, et olenemata, kas on jaanipäevale järgnev päev või on 1. jaanuar, et iga jumala päev see tootmine peab käima ja toorpiima me varume ja seetõttu on seal väljakutseid rohkem kui teistes tööstustel. 2024. aastal tarbiti kokku 148 300 tonni värskeid piimatooteid, mis tähendab, et üks inimene tarbis keskmiselt 107,9 kilo piima. Värsket koort tarbiti inimese kohta 6,7 kilo, võid 3,9 kilo, juustu ja kohupiima tarbiti inimese kohta 24,7 kilo. Eestlane väga armastab võid. Ja kui seenehooaeg tuleb, siis tihtipeale on poeletid tühjad ja Lõuna-Eesti rahvas armastab väga seenil käia, et üldse see piimapakk, ükskõik jogurt või hapukor jõuaks inimese toidulauale. Siin on taga väga palju inimesi ja väga palju erialaoskustega inimesed, tootjad, tehnikud, laborandid, kvaliteedi inimesed, logistikaladu, nii et väga pikk ahel. Euroopas on viimasel ajal võimu võtnud ka suu- ja sõrataud. Kuidas on olukord Eestis? Õnneks ütleme nii, et need A-grupi lehmahaigused on meist ikkagi õnneks veel pigem Lõuna-Euroopasse jäänud. Aga vaatamata sellele me oleme juba ise igasugu erinevad meetmeid kasutusele võtnud. Me püüame siis piirata võimalikult palju väljaspoolt tulevate külaliste hulka. Ja isegi nagu te näete, ega siin õue peal ei ole ka meie töötajate autosid. Töötajad pargivad ennast aia taha. Ja desomattides käisime üle ja meil on kõigil ka ühekordsed jalanõud jalas.
et need haiguste riske vähendada. Hügieen farmides ja ka tootmises on ääretult tähtis. Kõik osapooled annavad endast maksimumi, et piimatooted meie toidulauale tuua. Kui vaadata, et eestlane sööb aastas ligi 108 kilo piimatooteid, siis on rahustav tõdeda, et meie piimatööstus märke nõrkemisest ei näita.